No nii, tere hommikust! Tere hommikust kõigile! Kõigepealt üks küsimus, kas keegi on kaotanud ära ühe mälupulga? 4 gigabaiti SP. Ei soovi keegi? Privaatseid asju ei ole peal. Pärast saab minu käest kätte, kui keegi tunneb, et on tema oma. Tere tulemast siis 3. Läänemere kalandusfoorumile, mille teemaks on rannakalanduse arengud ja väljakutsed. Tegemast on juba 3. järjestikuse kalafoorumiga. 2017 aastal räägiti Pärnus kalatööstuse arengutest Eestis ja lähiturgudel. Eelmine aasta Euroopa hotellis Tallinnas rääkisime kaasaegsest kalalaevastikust. Ja see on siis 3. foorum, mis keskendub rannakalandusele. Me ei räägi mitte niivõrd sellest, kui palju siis meil on ahvenat ja räime või kui palju me seda püüame, vaid pigem püüaks rääkida sellest, siis, mis see rannakalandus kui elustiil, mis on selle tulevik, millised on sellised väljavaated ja millised on võib-olla siis ka teiste riikide näited, kui ka näiteks kala jääb vähemaks, et mis siis rannakalandusest võiks saama hakata. Foorumit korraldatakse Tartu Ülikooli Eesti Merenduse Instituudi kalanduse teabekeskuse, Eesti kalanduspiirkondade, Kalurite Liidu ja Kalaliidu koostöös. Minu nimi on Ott Pärna, ma olen taustalt majandusekspert, ettevõtja, tegelikult ka spordiaktivist. Ehk siis, et kalandus ei ole minu ekspertiis, mis ei tähenda, et ma kalal poleks käinud, nii samuti nagu kõik Eesti inimesed on turismieksperdid, seetõttu, et nad on reisil käinud, eks. Et küll võib-olla oma vaatevinklist ma saan siin-seal sellist kõrvalist vaadet teile pakkuda. Et minu asi on täna vaadata seda, et päev jookseb päevakavas ja te kõik lähete siin rahul minema ja sisuettekanded tulevad sisuspetsialistidelt. Natuke päevakavast, kui avasõnad on läbi, siis kõigepealt kuuleme Ain Soome käest, Maaeluministeeriumist, see kalandusosakonna juhataja käest Eesti rannakalanduse hetkeseisust ja selle tuleviku väljavaadetest ministeeriumi poolt vaadatuna. Siis kuuleme Euroopa vaadet, Euroopa kalanduse arengurühmade tegevusest ja tuleviku vaadetest. Ja ennem lõunat viimane ettekanne räägib multifondide plussidest ja miinustest, siis Rootsi kalanduse näitel. Lõuna on meil 1,5 tundi, nii et take your time. Senso restoranis, selle sama hotelli teises otsas, lähete välja paremat kätt, 50 meetrit jõuad restorani, seal on 1,5 tundi aega vestlemiseks ja mõnusat ajaveetmiseks. Peale lõunat on taaskord meil 2 ettekannet, esimene neist on siis Taani rannakalandusest ja teine räägib Eesti näitel Eesti kalanduspiirkondade rõõmudest, muredest, ootustest siis juba sektori poolt vaadatuna. Ja lõpus on 1,5 tundi arutelu kell 16.30, mille jooksul me võtame siis kokku selle, mis päeva jooksul kõlama jäi, mis jääb kõlama, see on paljuski teie teha, et siis on võib-olla see lõpus siis paistab. Ja kõige lõpus kell 5, et ei läheks siis tühja kõhuga koju, on suupisted ja selline täitsa vaba vestlus siit ruumist väljaspool juba, et saate viimaseid mõtteid vahetada. Paar sõna inglise keeles. Welcome our international guests. It's the 3rd fishery forum of Baltic Sea. I hope you enjoy the day. We'll have translation simultaneously, both from Estonian to English and English to Estonian, so feel free to speak in Estonian or in English. If you don't understand something, please ask me. I will explain. Once we will have a panel, we'll see how we will manage with a panel if we have speakers with Estonian language and with English language, but we will decide it later on. Everybody, kõik, kellel on mingid küsimused, küsige mikrofoni, et siis saavad tõlgid ka tõlkida, et muidu jäävad tõlgid asjast ilma ja väliskülalised ei kuule küsimust. Mis veel? See päev lindistatakse üles eesmärgil, et need mõtted jääksid alles ja kõik, kes siis ei ole kohal olnud, saaksid need mõtteid ka kuulata teistpidi, et te ise saaksite ka tegelikult järgi vaadata, kui teil tahate midagi meelde tuletada. Aga see arvestage oma kõnede pidamisel sellest, et see lindistatakse üles ja ilmselt lähevad klipid YouTube'i. Nii, mulle endale, kõik esinejad saavad pakikese. Et kui ma ei anna, siis tuletage mulle meelde. Mis veel? Ennem seda, kui ma annan Toomasele sõna, ma tutvustan 2 küsimust, millele peate vastama, mis on nagu selline ettevalmistav kodutöö. Nimelt teil on siis sellised kladed käes. Ja siin sees on värvilised märkmepaberid. Nii, ja ülesanne on siis järgmine, et rohelisele märkmepaberile kirjutada üks omadussõna, mis võiks teie arvates meie rannakalandust aastal 2030, ehk siis 10-11 aasta pärast kõige enam iseloomustada. Nii-öelda positiivne sõna, milline ta võiks olla, aga üks sõna, mitte 2 sõna. Ja teine siis negatiivne omadussõna siia punase lipiku lipaka peale,
siis selline negatiivsema konnotatsiooniga, et milline siis meie rannakalandus ei peaks olema. Ja esimese 2 ettekande vahel me korjame need väiksed lepingud kokku ja teeme nendest sõnapilve. Et siis te näete ka ise, et nii-öelda selle rühma kollektiivne soov ja unelm on siis vastavalt ühesugune ja siis hirmud on, kõige dominantsem hirm saab olema kõige suurem, et siis me näeme, mis see sõna siis on. Ja siin mõned näited, eks head, ma ei tea, kalarikas, koostöö või muu selline, halvad, kalakõrb, tüli, isolatsioon, mis iganes see sõna on, mis võiks või peaks iseloomustama siis seda meie rannakalandust või siis mis ei tohiks seda iseloomustada. Üks siis rohelisele, teine punasele ja mina ja Toomas korjame siis 2 esimese ettekande vahepeal need kokku. Üldises plaanis veel nii palju, et püüame hoida siis positiivset joont. Me teame, et üha enam Eestimaa piirkondi identifitseerib ja iseloomustab end läbi rannakalanduse. Tundub kõrvaltvaatajana vähemalt, et teema on popp, sadamad on ilusad, eks. Ja me teame, et ühelt poolt jääb kalamehi vähemaks, aga samamoodi jääb neid vähemaks Taanis ja teistes riikides ja samamoodi jääb vähemaks meil õpetajaid või mitte ainult vähemaks, aga ka vanemaks õpetajaid, meditsiiniõdesid, arste ja nii edasi. Et kalanduses või rannakalanduses on vähemalt see hea asi, et ma saan aru, et meil on hobikutselisi kalureid, kes tulevad mingist täiesti teisest valdkonnast ja tegelikult siis elavad ennast selles valdkonnas välja, ehk siis tegelikult pealekasv on, aga ta on mõneti teistsugune, kui ta oli varem ja võib-olla ta on ka mõneti noorem, ehk siis, et võib-olla päeva jooksul arutlema ka selle üle, et ütleme nooremad generatsioonid, kuidas nemad seda rannakalandust ja võib-olla tööd laiemalt võtavad. Et üldiselt hoiame positiivset joont ja me oleme selles mõttes õnnelikud, et teema on, mul on tundub ka meedias positiivse nagu taustaga, et selles mõttes me ei pea siin ka musta-valgeks rääkima. No nii, aga ennem seda, kui ma siis juhatan sisse, või ma võin juhatada sisse ära järgmise ettekandja, siis ma annan sõna paariks sõnaks Toomasele. Et järgmine ettekandja on meil siis Maaeluministeeriumist Ain Soome, kalanduse osakonna juhataja ja räägib siis Eesti rannakalanduse hetkeseisust ja tuleviku väljavaadetest. Aga ennem seda sõna Toomasele ja Toomas siis kalanduse teabekeskuse poolt räägib ka enda ootustest päevale. Aitäh minu poolt ja ilusat päeva! Aitäh! Tervist! Tänu oma tööle ma olen väga õnnelik inimene, sest kaunis tihti ma saan olla meeldivate inimeste ees ja alustada oma sõnavõttu sõnadega, et kalanduse teabekeskusel on suur rõõm. Nii et ma alustangi nüüd jälle selle standard algusega, et kalanduse teabekeskusel on suur rõõm siis juba 3. korda võõrustada teid Läänemere kalandusfoorumil. Nagu Ott mainiski, korra oleme rääkinud kalatööstustes, korra oleme rääkinud traallaevastikust ja mul on väga hea meel, et meie oma inimesed koostöös siis traalimeestega on sellest natuke juba edasi ka läinud ja tegelevad laevaprojektidega. Täna siis on meil fookuses rannakalandus. Ott juba ütlesin tegelikult väga palju ära. Valdkond on selline, et kas tal on nüüd väga pikka tulevikku traditsiooniliselt, aga äkki tänased ettekanded annavadki siin nii-öelda mõtlemisainet, et kuidas ikkagi sektorit elus hoida, teda tugevdada. Ma olen nii-öelda süsteemis sees oleva inimesena juba tänaseid ettekandeid näinud. Ma tean, et lõpus esineb siis Eesti rannakalanduse esindaja ja ma usun, et sealt tuleb suhteliselt optimistlik ettekanne. Et kindlasti sellel valdkonnal on tulevikku, kas ta on nüüd puhtalt ainult kalapüügi peal, kahtlen, me peame sinna leidma kõrvaltegevusi, aga see on juba väga paljus siis sektori enda kätes koos siis ametiasutustega. Ma väga loodan, et kui me siit täna õhtul ära lähme, kõik sõbralikult, siis optimistlikud meeleolud on nii-öelda ülekaalus. Aga see ei tähenda seda, et ettekandjaid ei peaks kitsaskohti välja tooma. Igatahes ma tänan veel kord Kalanduse teabekeskuse poolt kõiki, kes siia on kohale tulnud, nii kodumaiseid kalandusvaldkonnas tegutsevaid inimesi kui ka meie väliskülalisi ja annangi siis sõna meie esimesele ettekandjale Ain Soomele. Aitäh!